Tere, head TV7 vaatajad! Käes on järjekordne Kirkuse kiituseks saade. Meie tänane lugu räägib ühest naisest, kelle usk murdis tema hirmu ja kes leidis seeläbi enda jaoks uue armu. Kõlab väga luuleliselt, aga niimoodi see lugu oli. Enne kui aga me selle naise juurde liigume, tutvustame meie tänast külalist. Ja suur rõõm on ütelda sulle tere tulemast, Kati Tamm. Tere! Kati, sina tuled nii kaugelt. Ja Valgast, Läti piiri äärest. Ja sina tulid siia 3,5 tundi. Ja. Nii et meil on nii suur rõõm, et sa võtsid tõesti selle aja. Aitäh, me oleme hästi põnevil sellest, mida Jumal on sulle ilmutanud meie tänase naise kohta ja selle loo kohta. Jaa, aitäh saatesse kutsumast. Me oleme siin tegelikult natuke aega taga ajanud, ma peaks ütlema, et meil on väga hea meel, et sa siin lõpuks oled. Ja päikeseline ilm oli sul sõita ka, nii et tegelikult vedas päris, jah? Ja, imeilus talv on meil. On. Ja täna, kui me seda saadet salvestame, on tõesti eriti krõbepakane ja ilus talveilm. Aga enne kui me nüüd läheme hoopiski sinna Lähis-Ida kultuuri juurde, meie vaatajate jaoks sa ikkagi väga tuntud veel ei ole. Me teame, et sa oled küll Valga Nelipühikoguduse pastor, aga millega sa veel tegeled? No eks mu süda on jah seal linnas ja ma armastan väga seda linna ja ma armastan neid inimesi ja ma armastan seda kogudust, kuhu Jumal mind pannud on. Ja teine kirg, teine armastus on mul muusika. Ja ma olen nii tänulik Jumalale, et mul on võimalus sellist tööd teha, nii et ma olen ka Valga Buratino lasteaias muusikaõpetaja igapäevaselt. Nii et ma olen saanud ka selle muusikaarmastuse ühendada oma tööga. Et see on selline igapäevane töö mul. Ja, ma arvan, et me oleme vaadanud mõnikord sinu ülistust läbi ekraani ja selline tunne on, et see lööb isegi meie toas veel vastu seinu, et sa oled väga jõuline, väeline ülistaja, mida on tegelikult raske leida. Et tänu Jeesusele sinu talendi eest. Tänu Jumalale. Aitäh. Ja see töö lastega ilmselt on õpetanud sulle oskust, kuidas edastada kõiki oma emotsioone ja sõnumeid hästi, et sa oled väga väljendusrikas, tõesti just ka ülistuse osas, et see viis, kuidas Jumal on andnud sulle ka nagu selle anni, tuua inimesed ka Jumala ligi olla, on väga eriline. See on see, mida me oleme tõesti juba nagu pisut näinud, nii palju kui me oleme saanud olla osa sellest ülistusajast, kus sina oled juhtinud. Ja see on üks kirg tegelikult ja olla Jumala ligiolus, laulda talle, kogeda tema ligiolekut. See on parim paik, kui sa tunned, et sa oled Jumalast kaugel või eemal. Lihtsalt tulla ja hakata teda ülistama ja kogeda, kuidas tema ligiolek lihtsalt täidab su ja viib su tema trooni ette. Soovitan kõigile. Ja me soovitame ka paljudele, et kellel võimalik on tutvuda Eestimaa kogudustega ja selles, mis seal tehakse ja nii hea on teada, Kati, et sinu koguduses on ülistus kindlasti see, mis on tõesti väga, väga kirglik, nagu sina. Ja meil on palju ülistajaid veel teisi ja meil on hea meel, et üks pisikene kogudus seal on koos ja ülistab Jumalat. Aga täna me saame osa sinu sõna osast ka. Ja sõna tundmisest, mida ma olen tähele pannud, eks ole ju siit poolt, et selles mõttes väga põnevusega ootame. Ja, aga läheme siis edasi selle naise juurde, kes on siiani jäänud meil nimetamata veel ja tegelikult ega me väga palju ei saagi teda nimetada, sest me selle naise nime taaskord ei tea. Küll aga on Piibel andnud talle sellise nimetuse nagu veritõbine naine. Ja see nüüd on lugu, mis küll ei ole ilus ja kerge selle naise olukorrast vaadates, vähemalt kõik see aeg, kus ta on pidanud kannatama ühe sellise haiguse ja vaeva käes. Aga see lõpp on imeline ja see on tõesti väga võidukas. Enne kui me sinna lõpu juurde jõuame, ütleme siis ka meie vaatajale, et kõik seda saab lugeda 3 erinevast evangeeliumist. Tegelikult synoptilised evangeeliumid nimetatakse Markuse, Matteuse, Luuka evangeeliumid. Kõik kirjeldavad seda lugu. Matteuse 9. peatükk, Markuse 5. peatükk ja Luuka 8. peatükk on need, kust võib neid lugusid võrreldavalt lugeda.
ja teeks võib-olla ikkagi niimoodi, et loeks jälle alguses ära selle loo. Ta ei ole väga pikk. ja siis kõik need, kes ei ole võib-olla kursis sellega, saavad ka ja kes teavad, need saavad korraks värskendada oma mälu. Ma loen võib-olla äkki Markuse evangeeliumi loo ja Markuse 5:25 on see, kust ma nagu alustan. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahva hulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Siin on nüüd see põhiline lugu, aga tegelikult on siin ka jälle see taustalugu. See, mis enne juhtus ja see, mis kohe sellele järgneb. Ja see lugu oli tegelikult sinna vahele pandud. Jeesus oli teekonnal, ta oli kuskilt tulemas. Mis selle hetke taust nagu oli? Võib-olla sa, Kati, alustad nagu sellest natukene, et kus Jeesus omadega toimetas ja mis hetkest see lugu juhtus? no tegelikult oli ta ju minemas Jairuse tütre juurde, et teda tervendada. Ja siin eespool on öeldud, et suur rahva hulk tungles tegelikult Jeesuse ümber. Ja see on põnev tegelikult näha, et Jeesus on teel hoopis kuhugi teise kohta. Aga ta mõtleb meile ka kõigele sellele, mis vahepeal juhtub. Ja see on nii võrratu tegelikult ka see lugu, mis pärast eks tuleb selle Jairuse tütrega. Aga selle keskel üks naine, minu meelest see on vapustav lugu sellest naisest ja mis siin kõik juhtub, tema julgusest tegelikult, et kui vapper ta on ja mulle meeldib see, et ta on üks naine, kes ei ole alla andnud kõigi nende aastate vältel. Tema sees on midagi, kuigi ta on nii kurnatud, kuigi tal on 12 aastat, mis temaga on kõik juhtunud, ta ei ole alla andnud, ta otsib edasi. Ta võitleb edasi. Ja kui palju tegelikult ka meie seas on inimesi, kellel võib-olla ei ole see veritõbi, aga mõni muu asi. On see mõni sotsiaalne aspekt, on see mõni mentaalne aspekt, on see suhetes, ükskõik milles, kus keegi on kannatanud. Aga tegelikult on see, et me ei tohi alla anda. Et isegi kui me oleme kõike proovinud, me ei tohi ikkagi alla anda. Ja see on lugu lootusest, see on lugu usust ja see on lugu imest. Eks ju? Ja. Naised. Aga kui me nüüd sinna konteksti läheme sisse, siis mida sellele naisele võis tolles hetkes tähendada sellise haiguse põdemine? No tegelikult ma ka uurisin, et mis see veritõbi siis võis olla. Ja nii palju, kui ma siis teada sain, et see oli ikkagi arvatavasti mingi selline krooniline, günekoloogiline ikkagi haigus. Ja kui vaadata siis 3. Moosese raamatust, kus on kirjutatud, et kui sul on ihus mingi voolus, et tegelikult sa oled siis ebapuhas, roojane. Ja tegelikult sa ei tohiks niimoodi tulla inimeste keskele. Et ma täitsa kohe mõtlesin selle peale, ta ei tohi istuda selle koha peal, kuhu tuleb keegi teine, sellepärast siis saab see inimene ebapuhtaks. Ja 12 aastat. Me ei tea, kas ta on abielus või ta ei ole. Kui ta oli abielus või on abielus, siis ta on tegelikult, tal ei saa mingisugust nii-öelda perekonnaelu toimuda. Ta on hüljatud siis tegelikult. Ta kogeb sellist hülgamist, võib-olla oma perekonna poolt. Aga samas, ka sõbrad ei saa teda kallistama tulla. Et
et mina inimesena, mulle meeldib kallistada, mulle meeldib lähedus ja ma arvan, igale naisele meeldib see. Ja kui sa oled 12 aastat, sa tead, et kui sa puudutad kedagi teist, siis tema muutub ebapuhtaks, ta on roojane, ta ei saa minna templisse, ta ei saa minna Jumalat kummardama. Sa mõtled, ma ei saa. Ja need teised inimesed, kes ka tema ümber on, nad teavad, nad on siis ebapuhtad. Ma ei saa kallistada, mul ei ole mingit lähedust, ma olen hüljatud. Võib-olla ta võis ka letsk olla, me ei tea seda, aga igal juhul ka sotsiaalselt võis ta olla täiesti, ta oligi väga haavatud, kui me näeme, et ta tegelikult kõik varandus, mis tal ka oli, ta on ka selle kõik mängu pannud, ta on sellega kõik ära kulutanud, et abi saada. Ta on üksinda, ta on hüljatud, ta ei tohi minna Jumala kotta. Kui valus on, et see ei ole ainult haigus tegelikult, vaid see hingeline ja sügav selline hüljatuse tunne. Ma ei ole väärt midagi, ma ei kõlba, ma ei tohi minna. Sa lihtsalt, sa oled selles eraldatuses. Sa oled peaaegu see, kelle eest ära joostakse. Et kui ta tuleb, et vaata, et ta ei puudutaks mind. Ja teine osa ma olen mõelnud ka, ega verega, kui veri sinust voolab, see teeb sind väga nõrgaks tegelikult. See füüsiliselt kurnab sind hullusti. Et isegi see fakt, et ta surub ennast läbi ja ühes kohas ka ütleb, et ta nagu ütleb, et kui ma vaid puudutan, kui ma vaid saan puudutada, siis ma saan terveks. Aga ta on tõenäoliselt teab ju, et ta puudutab praegu massi inimesi. Muide, kreeka keeles, algkeeles seal, kus ütleb, et oli palju inimesi või et inimesed ümbritsesid teda. See sõna viitab sellisele nagu kilukarbis. Tead, mõnel kontserdil või mõnes, kus inimesed on tegelikult kõik üksteise otsas. Et see ei ole lihtsalt see palju rahvast, aga meil on siiski väike distants, vaid see on, kus on tõesti inimesed, kõik puudutavad teineteist, et milles üldse. Ja ta surub ennast sealt läbi, teades, et kui ma vaid. Et sul on õigus, ta ei lasknud alla. Taustaks, kui tohib, ma lugesin midagi, mida ma mõtlesin, ma peab jagama. Et mida Talmud sellises olukorras siis soovitab teha. Et kui sul on veritõbi, eks ju, et siis sellisel ajal tuleb näiteks kanda kaela ümber riidelapiga jaanalinnu munatuhka. See on üks asi, kuidas terveks saada. See peaks nagu ravima, jah? Jah. Aga teine on veel parem või hullem. Et kui sa leiad valge emase kitse sõnnikust mõned odrapead või odrapead, siis sa pead selle endale panema riidega ümber kaela ja siis see võib siin terveks teha. Et kujutad ette nüüd, kui need arstid sellise raha eest sellist nõu andsid, sest et see oli seadus selliste asjade kohta, siis see kannatamine ei ole mitte ainult see, kus sa oled või kes, vaid et sa tõepoolest teed mingeid imeasju, mis meile täna võib-olla ei tule pähegi. Rääkimata sellest, et sa oled siis roojane. Üks huvitav fakt veel, mis oli natukene naljakas, et kõik mainivad seda, et arstide peale oli ta raha kulutanud, aga tal oli hullemaks läinud, aga arvake ära, kes 4 evangeeliumist ei maini seda. Luukas. Jaa. Lukas jätab arstina ei saa säästa liigset tähelepanu. Ei saa öelda, et raha läks ära, aga paremaks ei saanud. Aga ma lihtsalt mõtlen, et see meditsiin, mis sellel ajal oli, võis veel asja hullemaks teha ja see oli kallis, eks ju, et see võttis sellelt naiselt kõik, mis tal oli. Ta oli pankrotis sisuliselt, me saame aru. Ta oli ikka täiesti vaene, jah. Aga tal ei olnud ka väljapääsu, eks. Kui sa oled sellises, nagu sa just kirjeldasid, selle eest sa maksad ükskõik mida. Aga nüüd tal on korraga Jeesusest ilmutus. Jaa, et see tõesti, et kui ma mõtlen, et ta oli saanud ka palju kannatada, eks, et ta tegelikult otsis abi ja nagu sa räägid, et need asjad, aga mis temaga seal kõik veel võidi teha, et ta abi saaks üldse kuidagi ja see oli läbi valu, see oli läbi häbi, eks see kõik, et kui raske tal tegelikult oli. Aga nüüd ta korraga ründab sisse sinna rahva hulka ja korraga ei hooli enam millestki. Kas see ei ole ka julgus, on ju? Või on see meeleheide, jah. Aga selles meeleheites on usk, mingi ususeeme, ma arvan, mingi sinepiivake tal ikkagi oli. Sest kui sa oled nagu roojane nii-öelda, tseremoniaalselt roojane ja sa lähed ja mõtled, et kui ma vaid saan selle rabi või õpetaja, selle võitud mehe hõlmast kinni ja kui seal seda räägib, siis see hõlm on nagu see pikk tallit, nagu see
nurgeline nii-öelda palvesall, kus need tutid on. Et kui siis tutist kinni haarad, et siis sinule nagu see vägi tuleb, et see on nagu käib sellega kaasa. Nii et siis tema mõte on, et kui ma vaid sealt sellest hõlmast kinni saan, siis tuleb tervis. Suurem usk kui võib-olla paljudel teistel, eks ole ju. Sellel on ju ka oma lugu, eks ole, et need tutid, need zik-zik, nagu nad ütlesid. Vaata, seal olid need 5 sõlme ja need Toora raamatud 5 tükki. Ja seal vahel need vahed sõlmedel on nagu, kirjeldavad nagu issanda nime Jahve. Neil on 4 konsonanti, eks ole, ainult konsonandid, et nad nimetavad, et seal on Jumal. Ja siis, kui nad need kõik seal kokku korrutasid, kokku näitselt 613 oli sul see number nagu kõik Toora käsud. Ja see on see, et mida Jumal on öelnud, Jumala sõna, Jumala tõotused ja nad pidid, eks ju, neid kandma, et hoida meeles Jumala käskusid. Ja on ka keegi öelnud, et üks Vana Testamendi tekst Malaki raamatust 3.20, kus ta ütleb ka, et teile, kes te issandat kardate, tuleb paranemine tema tiibade all. Ja seal on ka ja seal on see samad need tähendus heebrea keeles, lisaks seal on ka veel need tiivad ja need nurgad, need samad. Mantli hõlm on teine sõna. Ja sa võid nagu tuua välja nagu just nagu selle pildi, et see Jumala sõna, mida sa kannad, on ka nagu see, et sa oled Jumala tiiva alla nagu lähed ja seal on paranemine. Ja seal võis ka olla nagu, et naine, kes teadis ka neid Jumala tõotusi, ma võtan kinni sellest Jumala sõnast ja Jumala tõotustest. Et see ju, need Toora ja kõik see seadused ja prohvetid, nad ju kõike seda ju tõotasid tegelikult ju ka. Et ühel hetkel ta leidis, et see on minu jaoks ka see olemas, see lootus. Ma ei ole tegelikult Jumala jaoks välja tõugatud. Et see, et ma olen ühiskonnast ja templi rituaalsuse mõttes välja tõugatu, ei tähenda, et ma Jumala jaoks olen tegelikult nagu kõrvale jäetud, et mingi selline ilmutus pidi selle naise sees olema, kui ta nendest tuttidest tahtis kinni haarata. Ja ühiskond oli sõna poolest haritud, et nad tegelikult teadsid, mida Toora ütleb, mida seadus ütleb. Ja kui meie ütleme seadus, siis see kõlab nagu, kui sa nii ei tee, siis sa sured. Tegelikult juudi keeles see on nagu seadmine või selline printsiibid, eks ju, et see on elutee, seal on elu. Et on küll seadus ka, aga põhimõtteliselt elu ja tervis on ka seal tiibade all. Just, see kõik koos. Et see võis olla küll sellel naisel tegelikult ikkagi üks mõistmine Jumalast. Ja kui ta siin ütleb, et olles kuulnud lugusid Jeesusest, siis ma ise mõtlesin, et ma vaatasin siia Markuse 1. peatükki ja seal on lugu tegelikult sellest, kuidas Jeesus parandab pidalitõbise. Ja tegelikult pidalitõbine oli samamoodi ju roojane. Ja ta oli samamoodi ebapuhas ju. Et olles kuulnud lugusid, et ju ta kuulis muidugi siit Markusest, sa näedki neid tervenemisi tohutult ja kuidas rahva hulgad käisid. Aga just see lugu ka, et võib-olla ta oli ka seda kuulnud, et lugusid ta oli kuulnud sellest, et Jeesus parandas, et ta tervendas ja ta puudutas ise ühte pidalitõbist, kes oli tegelikult ju roojane ja parandas ta. Ja ma usun, et see kõik tõstis seda usku tema sees ja seda julgust, et ma võin terveks saada. Et kui ma lähen sinna, mõtle, ta puudutas seda pidalitõbist, et tegelikult see pidalitõbine pidi ju hüüdma enda ees roojane, kui ta läks rahva hulga keskele. Et ka mina olen roojane, ka mina olen, et mul on ka lootust. Ja et kõik need lood, et see usk hakkas kasvama tegelikult tema sees, et see on võimalik, kui ma lähen. Eks? Üks lugu viis teiseni. Ja. No piibel ju Uues Testamendis üldse ütleb seda tihti, nüüd on ühed mu lemmiksalmid, kus ütleb, ja linn sai täis rõõmu. Et need kuuldused levisid ja siis selle linn sai täis rõõmu. Mis tähendab seda, et lootus tõuseb, usk tõuseb, inimesed on valmis oma vanad elud maha jätma, et kinni haarata sellest uuest lootusest Messias. Et selles mõttes tema on nüüd üks nendest, eks ju, kes ütleb, et ükskõik mida see võtab, minul on vaja seda hõlma puudutada, et seal on tervis. Ja see on usuvaim, eks ju? Ja, see on usuvaim, absoluutselt. Ja see lugu tõstab usku ja ma usun, et ka täna, kes meid vaatab, ma igatsen seda, ma igatsen näha ka meil Eestimaal rohkem imesid juhtumas ja rohkem, et see usk tõuseb meie sees, et
mõtlesin selle naise peale, et mõelge, milline kogemus tal oli. Ta oli nii palju läbi kukkunud, 12 aastat. Ta oli kõike proovinud. Ja mõnikord see võib ka meiega juhtuda, et ma olen proovinud seda. Ma olen võib-olla sellel inimesel lasknud palvetada enda eest. Ma olen võib-olla seda juba proovinud. Ma käisin seal ja mitte miski ei toiminud. Ja vahest tahaks tulla selline, ma ei tea, kas Jumal siis tahab mind terveks teha ja erinevad sellised mõtted, hirmud, süüdistus. Aga me näeme, et see naine ta on teissugune. Ta trügib edasi ja ta ei lase sellel kogemusel. Et kui meil on olnud ebameeldivad kogemused, ka vaimulikult ebameeldivad kogemused või läbikukkumised, et me ei anna alla. Jeesus tahab terveks teha. Ta tahab mind terveks teha. Et ka meie maal see usk tõuseks. Ta tahab tervendada ka inimesi meie maal, ka naisi meie maal, peresid meie maal. Ta tahab seda teha. Ja et tõesti see usuvaim, kas siis, kui meil on ükskõik milline minevik olnud, ükskõik kui raske meil on olnud, aga see usuvaim, et me kuuleme neid lugusid ja täna me räägime sellest loost. See on ka, mida Jeesus tegi. Ja kui keegi täna kuuleb neid lugusid Jeesusest või vaatab seda saatesarja ja kuuleb neid erinevaid imesid, mida Jeesus on teinud ka naiste eludes ja naiste kaudu, eks, siis et see usk tõuseb, kui me kuuleme, mida Jeesus teeb. Ja ta teeb seda täna. Ta ei muutu kunagi. Ta on seesama eile ja täna ja igavesti. Ja ta on vägev tegema meie heaks siin täna ja ka meie vaatajate jaoks. Ja, just. Ja. Et sõna on ju kirja pandud meie jaoks. See ei ole lihtsalt see, et juhtus kunagi seal maal selline lugu selle naisega, vaid täna see, kes on täpselt selles olukorras või mingis muus olukorras. Aga me saame samastuda, et lihtsalt loeme seda Jumala sõna, nagu see on meile kirjutatud. Mitte nii, et see on kirjutatud kunagi 2000 aastat tagasi, vaid et see on täna mulle kirjutatud ka. Selle julgustusega ma saan aru, sa praegu meid õhutasid ka ülesse. Ja et kuulda, et tegelikult Rooma kiri ütleb meile ka, et usk tuleb kuuldust. Ja me vajame kuulda neid häid sõnumeid, me väga vajame seda, sest see ehitab meie usku. Ja see on tõesti võrratu, et ma olen ise kogenud seda, kus on mõned asjad, sa vaatad, su kogemus on olnud juba võib-olla 10 aastat, et need asjad ei ole toiminud. Et meie usk ei ole meie kogemusel. Just. Mis on minu kogemus olnud. Et meie usk on ikka Jumala sõnas. Ükskõik, kuidas ma ennast praegu tunnen, millest ma läbi lähen praegu, aga minu usk ei ole minu kogemusel ega minu tunnetel, vaid ma sirutun ja vaatan ikka selle Jumala sõna peale, ütlen, see on tõde. Ja see naine, super naine. Ja tegelikult ma isegi mõtlen, kui rääkides nüüd sellest, et nii paljud on ju ka halbu või kurbi kogemusi või pettumust, et tegelikult läbi piibli uskuga testitakse. Usk on ka selline asi, mida Vanas Testamendis sa vaatad, võis 25 aastat aega võtta, 40 aastat aega võtta, ennem kui need asjad täide lähevad. Aga me tõepoolest oleme täna enam-vähem, et kui minu 10. palve peale ei ole see juhtunud, siis on Jumalas midagi viltu. Et meie aja perspektiiv ja Jumala ustavus päriselt uskumine on see, mis päriselt kaalub. Mitte see, kui kiiresti minul hästi hakkab minema. Aga edasi mõeldes on tõesti see, et ta puudutab ja ta saab kohe terveks. Mitte mingisugust barjääri seal ei ole, eks ju. Et ta tundis kehas täielikku muutust sellel hetkel, kui ta sealt kinni sai. See on huvitav fakt tegelikult. Ja mida Jeesus siis ütleb, eks ju. Ja pöördudes korra tagasi üldse selle, mul tuli see mõte, et eks Vanas Testamendis tegelikult võrdsustatakse ju veres on elu. Ja tegelikult see naine kogu aeg ju kaotab elu enda seest, eks. Kogu aeg see verevoolus, kogu aeg. Ja tegelikult kui mõelda ka, et Jeesus vallas oma vere, et anda meile elu. Et see on imeline tegelikult, kuidas see ime juhtub kohe niimoodi. Tegelikult, eks? Et see vereläte, see kuivab ära ja see naine kohe tunneb seda. See ei ole nii, et ma pean veel kuidagi arsti juurde. Et järelikult oli see, mida ta nägi, mida ta tundis, koges seda haigust kandes kogu aeg seda kaasas endaga. Ja siin ta kohe tunneb,
ma olen terveks saanud. Jah. Et kuidas ta julges seda tunnistada, eks ju, enne kui ta sai kinnituse, et see asi ongi niimoodi. Jah. Ja Jeesus ju tundis ka, eks ju, huvitav on just see, et kui teda nii paljud inimesed tegelikult katsusid sellel ajal ja su tunned, et vägi läheb sust välja, vägi, mis läheb teadlikult kuskile kellegi usu peale, see usk, öeldakse, et usk tõmbab ligi, eks ole, Jumala väe, et tema, kes ta teadis seda, kuidas vaimumaailmas asjad käivad, tundis, et kellegi usk tõmbas tema tervendava väe. On ju, et see on nagu huvitav, et Jeesus selle nagu vaimus nii selgelt ära tajus. Ma ise mõtlen, ta ütleb vägi, eks ju, et vägi. Et see sama vägi siis, mis temast läks välja, tabas seda naist. Mina usun, et selle naise energiatase korraga täiesti tõusis. Sest endiselt, kui sust veri läheb välja, see on nagu elu. See on kogu aeg, sa oled tühi, sisuliselt tühi. Ja sellel hetkel ta teadis muutus. Mu energia ei lähe enam must välja. Et see ei ole mingi surra-murra, mingi jutt, vaid et lihtsalt, et Jeesusest läks vägi välja ja tabas seda naist. Ja see on täpselt seesama, nagu sa ütlesid, Jeesus valas oma vere selleks, et sellel naisel oleks elu. Ja täna meil on ju sama, me elame Jeesuse väest, et meil oleks elu, selleks on vaja Jeesuse hinda. Tegelikult see on see hind, mille Jeesus annab, et meil oleks elu. Need on üleloomulikud asjad ja sa ei teeni ära, aga sa tead, kui see on sind tabanud. Huvitav fakt on, vahel mult on küsitud, kuidas ma tean, et ma olen päästetud. Ja ma olen mõelnud, okei, ma ei oska sulle öelda, kuidas sa seda tead. Aga ma tean seda, et kui sa oled päästetud, siis sa tead seda. Et sind on sellel hetkel mingi selline uus asi tabanud, et sind ei saa kuidagi teistmoodi enam veenda. Sellel hetkel, kui sa oled päriselt endale saanud ja võtnud vastu Jeesuse elu, sa ei ole enam see sama. Mitte keegi ei saa öelda, et sa oled sama. Keegi teine ei saa tõestada teistmoodi. Ja võt see sama selle naisega, ta teadis seda ennem, kui arstid pidid midagi üldse ütlema. Tal oli teada, ta tundis seda. Plus füüsiliselt siis ka on ju. Kõigepealt vaimus ilmselt ja siis ihulikult. Kusjuures juudi keeles ei ole ju, heebrea keeles ei ole vahet. Ja kui Jeesus ütleb, ma natuke jälle lähen ette, kui ta ütleb, et mine nüüd rahus, see sõna shalom tähendab üleloomuliku kõikide asjade kokku tulemist Kristuse õigsuses. Seal on tervis, seal on rõõm, seal on rahu, seal on tervendatud suhted, tervendunud, eks ole, ihu, hing ja vaim. Et see ei ole lihtsalt, et mine rahus, olgu sul süda nüüd rahulik, vaid see tähendab, ela nüüd oma täiuses. Just. Et see kõik tabas teda sellel hetkel. Aga enne seda oli ka üks kriitiline hetk, kus ta tegelikult ju ei plaaninud enda avalikustamist. Ma saan oma ime kätte vaikselt, aga Jeesus ütles, et ei lähe vaikselt ära. Sa tunnistad sellest, on ju avalikult, et see, mida Jeesus on sulle teinud, see on avalikult kuulutamiseks. Ja Luukas mainib seda, et ta ei astunud kohe esile. Seepärast Jeesus küsis, et kes mind puudutab. Ja siis keegi ei astu esile, keegi ei ütle mitte midagi. No siis Peetrus ütleb, eks, et Jeesus, et mis sa siin nüüd ütled, kes siin puudutab, et kõik siin nüüd rügivad, et keegi ei astunud esile, tuleb Luuka evangeeliumist välja. Nii et ega ta oli seal alguses ikkagi, ta ei julgenud seda öelda, appikene on ju. Aga mõtle teisest küljest, kui sa oled veritõbine olnud, see küla või see linn, nad teavad teda. Ja tema on nüüd seal keskel. Korraga olen mina siin ja ma pean veel selle näo ette tegema, et ma olengi siin teie vahel praegult. Et selles mõttes see tunnistuse koht võis olla tema jaoks nagu tõeline enese ületamine. Aga oligi hirmus hetk ju, sest et kogukond võis ju praegu ju hukka mõista totaalselt ja ta pidi selle hetke ületama, üle elama, et ma saan avalikuks ja ma ei tea, mida siis ütleb võib-olla Jeesus või mida ütlevad kõik inimesed, eks ju, et võib-olla ma olen nüüd nagu totaalselt avalikult veel häbistatud ja hukka mõistetud. Ja ma tulin salaja, ega ma ju ei öelnud, anna mulle nüüd oma tervis, ma ei öelnud palveta mu eest, ma tulin lihtsalt krabama. Et hoidke teised eemale, et ma teid ei puudutaks kuidagi, eks, et ma tulingi salaja. Seda enam, et ta oli teel Jairuse tütre poole. Tal oli nagu väge vaja, et seal üks surnud tüdruk üles äratada, et mõtled seda, eks ju, et ja Jeesus on tee peal ja korraga on mingi muutus, on ju. Aga Jumalal on see hind makstud kõigi eest. Seegi tuleb, et see ei ole, et ühe tervis oleks kuidagi teiste arvelt. On ju? Vaid Jeesuse vaim, Jumala vaim ja tema tervendav vägi on igale ühele, kes usub. Igale ühele, kes usub, et tal ei ole piiri, ta ei jookse tühjaks. Just.
mida vahel tundub, et kogudused pelgavad. Jaa. Et kui kusagil ühes koguduses Jumala vaim nagu väga liigub, et siis äkki teistele jääb Ei nagu ole. vähem, et me peaksime nagu mõtlema, noh, vähemalt mõnikord sellistest käitumistest tuleks nagu välja. Või kui sinul läheb paremini kui mul, siis mina hakkan mõtlema, nüüd Jumalal minu jaoks vist ei olegi enam midagi. Aga see on ju täielik jaburus, eks ju, et me oleme loodud niivõrd rikkalikult erinevateks, et me peaksime nagu rõõmutsema sellest, mida Jumal teeb, eks ju. Et kui Jumal liigub, siis meil on kõigil võimalus sellest kinni haarata. See ei ole loetud kuidagi arvepidamisel. Ja tegelikult ju, kui vägev on ka see, et Jeesus ei saa roojaseks, eks? Et tegelikult, et kui ta teda puudutas, see tähendaks, et Jeesus peaks saama ka roojaseks. Aga see on vastupidi, et Jeesuse pühadus hoopis tuleb ja taastab ja parandab selle naise, et see on evangeeliumi süda, see Jumala armastus inimese vastu. Ja see ükskõik, kuidas me ei tunne ja millised me oleme, aga kui me sirutume tema poole, et puudutada teda. Et me peaks seda igal päeval tegema tegelikult. Ka vaimulikus mõttes täna, meil ei ole füüsiliselt Jeesus siin, aga sirutuda välja, et teda puudutada. Ja kes meie ühiskonnas täna on need, kelle kohta me ütleme, et ta on just kui veritõbine või ühiskonnast eemale lükatud. Kas meie kogudustel on ruumi nende inimeste jaoks, et öelda, tule sisse, puuduta Jeesust. Et kui oluline see on, et me kedagi hukka ei mõista, välja ei tõuka, vaid loome selle kogudustes selle võimaluse. Tule, sa vajad, sa peadki puudutama Jeesust. Sa peadki, ta tahabki, tule, tahab sind aidata, ta tahab sind taastada, tule. Kati, on sul mõned inimgrupid, keda sa võiks mainida, kes sulle mõttesse tulevad, kui sa mõtled nende peale, keda võib-olla me väga kergelt vaatame mööda? Jah, neid inimgruppe tegelikult on mitmeid. On ka tänapäeval, ma olen väga palju kokku puutunud inimeste, kellel on väga suured vaimse tervise probleemid. Ja kogudusse on neil väga keeruline tulla. Nad kardavad teisi inimesi, uusi olukordi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kogu see sotsiaalsus. Ja ma igatsen, et kogudus on selline koht, kus ka sellised inimesed võivad tunda, et ma võin tulla, ma ei peagi kellegiga rääkima, ma võin lihtsalt tulla sinna ja ma võin kogeda Jumalat. Ja ma olen sellist nõu andnud osadele inimestele, et tulge siis, kui ülistus käib. Tule vaikselt, tule sinna taha ja kui on lõpupalve, mine ära. Aga Jumal tahab sind puudutada. Ära jää koju, ära jää eemale sellepärast, et sa tegelikult ei ole valmis kellegagi rääkima ja sa ei tahagi. Et see on tegelikult väga suur probleem. Noorte hulgas on see nii suur probleem, et neid saada, et luua see keskkond nende jaoks. Tulge, puudutage Jeesust. Ma arvan, isegi lihtsam on tänapäeval, me ei vaata enam nende inimeste peale, kellel ei ole midagi või on nad kodutud või mis iganes. Et ma usun, et me oleme isegi kuidagi sellest üle saanud, et luua neid võimalusi neile tulemiseks. Aga ma ise just näen väga palju praegu neid vaimse tervise probleemidega inimesi, kellel on raske tulla, kes just nii vajavad, kes on kannatanud, nad on neid tablette võtnud juba, nad on depressioonis pikalt olnud ja nad tunnevad, et neil ei ole lootust ja see on noortes seas nii suur probleem, et nad on koduõppel, nad ei ole võimelised üldse õppima enam, nende vanemad lihtsalt tegelikult nutavad, on masenduses, mida teha noorte inimestega, 15-16 aastat vanad. Et nad võiksid tulla ja puudutada Jeesust. Ja võib-olla on sama, et sa käid arstide juures ja mõõdad ja käid ja otsid ja arutad ja maksad ja oled kannatad, aga sul olukord on võib-olla hullem ja ei olegi mingit abi väljapool Jeesust, eks ju. Aga huvitav on see, kui sa räägid sellest, et tule ülistuse ajal ja ole seal. Kas see polegi see, kus me nagu saame kuidagi üheks, kus ei ole sõnu vaja? Ülistus on üks eriline koht, kas pole? Jaa, on. Et tegelikult, kui me kõik koos ülistame, meil oli just sellel pühapäeval tegelikult täiesti sattus üks inimene, kes ei ole kunagi käinud koguduses. Ja tema pärast ütles, et see oli lihtsalt see ülistus, see, mis te tegite, et ma ei tea, see oli nii
see oli täitsa vapustav, ütles, et kui ma panin ka oma silmad kinni, tema kasutas selliseid sõnu, ma tundsin, ma võin täitsa ikka transsi ka minna nagu teie seal, teil silmad kinni ja käed üles tõstetud. Et ta koges midagi, ütles, et ma ei oska seda kirjeldada. Yeah. Et ma läksin tagasi oma sinna näitegrupi või trupi juurde ja ütlesin, et teate, et oleks pidanud kõik minema sinna kirikusse. Tead, see oli ikka üks vägev. Ja ta ei oskandki kirjeldada kõike seda, mida ta koges. See oli nagu nii ülev. Trans on ju täitsa piibellik sõna, ega see siis pole mitte piibellik sõna, eks ju? Ja, võib-olla ma lihtsalt ei kasuta seda, eks nii palju. Ja. Aga tõsi ta on. Ta teeb midagi vaimus. Muusika läheb sõnadeta läbi barjääridest, mis meil muidu siin on. Ja. Eks ole, oled sa teadlane või õpetaja või oled sa noor inimene, kellel on vaimsed probleemid. Muusika räägib sinu vastu ja võib muuta, mis sinu sees toimub, et see on üks väekoht, kui see on Jumalale üle antud küll. Nii et vägev. Aga vägev on veel üks asi, mis Jeesus talle ütleb, eks? Ta ütleb talle, tütar. Panite seda tähele, eks? Et ta ei ütle seda kellelegi just, et ta ei ütle evangeeliumis kellegi, ta ütleb, naine, sinu usk on sind aidanud ja selliseid asju. Ta ütleb talle, tütar, et tegelikult ta taastab tema selle sotsiaalse taatuse, tema identiteedi ja tema väärikuse. Mida me naised kõik tahame? Me tahame ju olla väärikad tegelikult, mitte alla surutud. Ja ta taastab temale selle väärikuse, kes ta on ja kõigi nende inimeste silmis, kelle juures ta avalikult tunnistab. Ta räägib ära kogu loo. Kõik see, eks, et ta oli haige, kogu tõe nii-öelda, et ta tuli ja ta puudutas. Et see on nii imeline, kuidas Jeesus tõstab ülesse kellegi, kes ei ole mitte midagi. Ja ta on lihtsalt 12 aastat ja ta saab selle ime. Kõigi nende inimeste tegelikult silme ees. Rahvul kõik on seal ümber ja nemad ei saa seda imet. Tunglevad ja möllavad seal ümber tema, aga võt tuleb üks naine. Ja ta saab selle ime. Ta tunnustab ta usku. Ja. See oli see, mida ta leidis selles naises. Seal, kus ta ütleb, eks ju, et need on minu ema ja minu õde ja vend on need, kes teevad minu tahet. Nii et selle naise seadusevastane tunglemine, kui sa mõtled, ta kartis, miks ta väriseb, ta kardab seda, et äkki reageeritakse nii, nagu variserid tavaliselt reageerib. Sina roojane meie keskel, ta tõesti oleks võinud peksa saada. Sellepärast ta väriseb. Ja Jeesus ütleb, tütar, sa oled põhimõtteliselt teinud usuteo. Seda ta ütlebki, sinu usk on sind terveks teinud. See, et ta läks sinna, et kui ma vaid puudutada saan, siis ma saan terveks. See oli, mis tegi tal temast Jeesuse tütre. Vau, on ju, et sa oled Jumala laps. Ja, usk on Jumala tegu. Jumala sarnasus. Et sinu usk on sind päästnud. Ja see on meie kõrgeim identiteet naistena, olla Jumala tütar. No sul ei ole enam nagu kuskile mujale tõusta kõrgemale. Ja, Jumala tütar. Ja kust koha pealt sa sinna oled ülendatud, eks ju? Ja. Kõige madalamast kohast. See on uskumatu. Ja ühe teise tütre ju Jeesus tervendas kohe selle järel, eks ju? Jairuse tütre ka. Keegi, kes oli 12 aastat vana ja kes kahjuks sel hetkel oli tõesti surnud ja see naine, kes oli 12 aastat kannatanud, et seal olid mingisugused huvitavad paralleelid, et kuidas ikkagi Jeesuse elus juhtus nii palju selliseid kummaliste kokkulangevustega sümboolseid nagu juhtumisi. 12 oli see vanus ka, kus peeti ju, et tüdrukud on nüüd täiskasvanud, eks ju, poistel on 13, tüdrukutel on 12. Ja ma ei tea, ma lihtsalt viskan siin saates välja, ma olen väga palju kuulnud päästelugusid, mis on 12-aastaselt naisterahvastel. Mul on üks lemmikküsimus, kuidas sa Jumala juurde tulid? Ja sa võid üllatuda, kui paljud 12-aastaselt tulevad Jumala juurde. Ma lihtsalt viskan selle välja. Kas neil võib ka see olla, et kui neil toimub ka siis see nii-öelda see naiseks saamise rituaal, nii nagu kui poistel on 13-aastaselt, siis see on see hetk, kus nad saavad valida ka oma usu, oma elu edasise usu järgimise. Ma olen vaadanud ka ortodoksete juutide puhul, et siis tüdrukul selles vanuses on võimalus otsustada, et kas ma hakkan järgima nagu täielikult või ma muutun natuke, tänapäeval eriti valitakse, et kas ma olen rohkem sekulaarne ja nagu vabameelsem, et see on see valiku hetk ka nagu talle. Mis usu ma valin? Mis usu ma valin? Kas ma valin nii või naa või? Et see on nagu ka pühendumine natukene.
ja nii et 2 elu said tegelikult tagasi. Muide seal, kus Jeesus ütleb, mine rahuga, ma rääkisin, shalom on tegelikult tähendab midagi palju enamat kui lihtsalt see, et sul oleks rahulik elu. Aga ta ütleb ka, ole terve oma vaevast ja see sõna vaev on piitsutus. Et see on nagu see, et sind kogu aeg lajatatakse, kogu aeg see haigus ja see vaev, millest sa nii värvikalt alguses kirjeldasid, on tegelikult elu niuke laks-laksu järel piinamine. Ja ta ütleb nagu, et nüüd sa oled selle alt vaba. Ja see sõna, kus ta ütleb, et ole terve, on nagu käsuvormis ka, kuigi see oli juba sündinud, eks ole ju. Aga et see on, mis jätkuvalt kogu aeg toimib ja jääb. Just, jah. Ja meil on vahel see küsimus ja ma tean, mõned kommentaatorid ütlesid ka, kui Jumal parandab, siis ta parandab lõplikult. Et kui Jumal nagu midagi teeb, siis ta... Meil on ka näiteid sellest, kus inimene saab terveks ja kuidagi tuleb midagi tagasi, et me peame vahel võitlema ka. Eks ju, mõlemad on tõsi, aga kui me ikka Jeesusega kokku saame, siis see haigus enam ruumi ei oma. Et väga palju on selles ka, et kas sa oled Jeesuse täiuses nagu elad, eks ju, et mine nüüd ja ela selles tervises, mis ma sulle olen andnud. Sa oled vaba oma piitsutusest. Et tegelikult see, ma arvan, on sõna, millest me saame kõik kinni haarata. On ju, et see ei ole ainult veritõbe koht. Just see eluallikas on nagu Kristuses meil päriselt nagu kinni pandud, mis annab meile täiusliku elu väe. Ja, just. Amen. Ja elada piitsavabalt. Just. Amen. Meie saate aeg on nüüd kahjuks nii märkamatult läbi saanud, aga Kati, on sul veel midagi lõpetuseks, mida sa tahaksid veel ütelda? No võib-olla see sõna, kui Jeesus ütleb, et sinu tütar, sinu usk on su päästnud, et see sõna päästnud tegelikult kreeka keeles ju tähendab päästmist, tervenemist ja taastamist. Nii et Jeesus mitte ainult ei tervendanud, vaid taastas kogu tema elu. Nii et võrratu ja ma usun, et meie televaatajad võivad ükskõik mis olukorras keegi täna on, lihtsalt haarata sellest sõnast kinni, sellest loost kinni ja lihtsalt öelda, Jeesus, ma puudutan sind ja ma usun imet iseenda jaoks. Ja. Amen. Aitäh, Kati, et sa tulid siia. Me saime meie usk sai taaskord kinnitatud, üles õhutatud, vähemalt mina küll tunnen, et ma olen väga kirglik selle saate lõpus, kirglikum kui enne. Tõesti, aitäh sulle tulemast ja Külvi, aitäh nende mõtete eest kokku saame selle, et Jeesus on imeline ja Jumala sõna, küll on hea, et Jumala sõna on tõde ja see ei ole mingisugune väljamõeldis. Sest see kehtib täna ja mis siin muud üteldagi, hea televaataja, tea seda, et see sama sõna on sinu jaoks, võta seda, haara sellest kinni ja see võib sinu elu täielikult muuta. Nende sõnadega lõpetame selle saate, aga kohtume juba järgmises osas. Ole väga õnnistatud. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!